Bella, ma tahtsin sinu käest küsida, kuidas oli siis sinu Vipassana kogemus selles vaikuse laagris, kus me olime 10 päeva retriidil? Ja see oli Vipassana 10-päevane laager, mis oli siis vaikuse ja meditatsiooni retriit, et põhimõtteliselt me siis 10 päeva ei rääkinud ja päevas keskeltläbi me mediteerisime 10 tundi. Ja. Et sul ei olnud siis mingisugust silmsidet teiste inimestega, sa läksid täielikult iseendasse. Ja enne võib-olla ma räägin oma kogemus, et inimesed saavad nagu sellest üldpildist aru, oli siis see, et äratus oli hommikul kell 4, pool 5 alustasime meditatsiooniga, pool 7 oli hommikusöök, kell 11 oli lõunasöök ja kell 5 oli põhimõtteliselt viimane söögikord ja selleks viimaseks söögikorraks oli siis 2 puuvilja ja vanadel õpilasel oli siis ainult sidrunivesi. Et kindlasti see juba esitas mõnedele palju väljakutseid ja siis oli ka see, et nendel vabadel hetkedel, mis meil sellest üle jäi, seda ei jäänud väga palju, et siis me saime käia väljas, aga see territoorium oli siis nööriga piiratud, et see ala, kus me liikusime need 10 päeva, oli päris piiratud, et sa nägid põhimõtteliselt ühte ja samat pilti, et su meel saaks rahuneda. Ja kui ma räägin võib-olla siis iseenda kogemusest, siis algul see tunduski mulle ahistav. Tõsi, jah. Aga ma sain aru sellest, et miks see nii on, sest me meel on nii muutlik ja nii õrn nagu kärestikus vesi, mis kogu aeg otsib viise, kuidas edasi liikuda, kuidas mõelda, kuidas muutuda. Ja kui me pakume talle mingit väikest muutust või väikest stimulatsiooni, siis ta kohe läheb sellega kaasa. Aga selleks, et su meel saaks rahuneda, sul ei saa väljaspoolt mitte midagi uudset olla. Ja vot selles kohas ma saan siis päriselt, mu närvisüsteem saab rahuneda, ma räägin iseenda kogemusest, et minu närvisüsteem siis ka rahunes. Ja ma sain hakata rohkem enda sisse vaatama ja isegi kui me näiteks käisime söömas, siis need aknad olid kõik linadega kaetud, et ma ei saanud isegi samal ajal, kui ma söön, ma ei saanud välja vaadata, et mida ma tegin, et mingil hetkel mul oligi see, et ma panin silmad kinni ja ma rahulikus tempos nautisin neid toidumaitsed ja see oli väga ilus kogemus mulle. Ja ütleme, minu jaoks seal oli nagu väljakutseid ja raskeid hetki, need tulid selliste lainetena, aga ma olin hästi suures tänus selle eest, just see, et keegi teeb toidud, keegi loob mulle koha, kus ma saan üldse seda endale pakkuda ja et ma saan iseendaga olla, et ma päriselt saan iseennast kuulata, see on üks aastaid mu unistus olnud, et iseendaga olla. Ja loomulikult, et seal tulid hirmud üles, et kuidas ma sellele kõike vastu pean, kuidas ma suudan nii pikalt istuda ja mediteerida aga need kuidagi hästi ruttu lahustusid ära ja vot siis läks põnevaks sellised, kuidas sealt mälust ja alateadusest hakkas nii palju sodi üles pritsima ja siis sa käisid selle kõik läbi ja lahustasid ära ja jõudsid jälle veel suuremasse rahusse ja sellised sügavad taipamised tulid, et kaastunne iseenda suhtes oli üks väga sügav taipamine, et kui ma iseenda vastu ei tunne kaastunnet, siis tegelikult me ei saa kaastunnet tunda mitte kellegi teise suhtes samuti. Ja see ei ole lihtsalt nagu teadmine, vaid see nagu, see tõi nii suure sellise nagu pühalikkuse, see taipamine ja hästi palju nagu vabastas sellist kammitsatest. Ja praegu siiamaani, et me oleme nüüd kuskil, varsti saab nädal ära, kui me tulime sealt välja sellest keskkonnast ja siiamaani see rahu on minuga kaasas selline sõnu kirjeldamatu tänutunne ja rahu ja tänulikkus nende asjade eest, mis mul on olnud elus olemas, et võib-olla mida ma olen ise eneseslikult pidanud, et hästi suur tänulikkus oma suhete eest, oma pere eest, selle vabaduse eest, mida elu saab mulle pakkuda. See kuidagi äratas mind üles. Ja. Ütle, milleks selliseid meditatsioonilaagreid üldse vaja on? See on üks, ütleme minu jaoks üks sügavamaid
kogemus, et ma tõesti olen ka käinud paljudel retriitidel ja koolitustel, aga see on nagu, see läheb kõige selle taha, et sa lähed nii sügavale iseenda sisse ja seal on see sinu tõde, et ma ei kuula mitte kuskilt väljaspoolt kellegi teise loodud tõde, vaid ma reaalselt, ma saan tehnika, seal oli teatud tehnikad, mida me tegime ja kuidas see tehnika läbi minu isikliku kogemuse hakkab mind tervendama ja millised taipamised tulevad. Et need on läbi minu prisma, läbi minu isikliku kogemuse. Ja seal ei olegi vaja seda kolmandat osapoolt, kes mul annab mingit teadmist edasi. Et mina soovitan kõigil inimestel korra elus läbi teha, et sealt tulevad väga suured vastused ja väga suured taipamised ja väga suured tervendused ja mõistuse korrastused ja tasakaalu seisundid, mida tegelikult selliste väliste teadmistega nad aitavad sind edasi, aga need ei ole need sinu isiklikud tõeterad, et see koolitus andiski mulle nagu mõistmise, et tegelikult kui ma neid tehnikaid jätkaksin regulaarselt, siis mul ei oleks mitte midagi väljaspoolt enam vaja. Ja see on mingis mõttes hirmutav, kas või näiteks terapeudina, kui ma töötan klientidega, siis ma ikkagi on see, et ma pean ennast koolitama ja täiendama, et kuidagi olla nagu tasemel ja pakkuda klientidele veel paremat kvaliteeti ja veel paremaid tööriistu nendele. Aga tegelikult ma praegusel hetkel peale seda retriiti tunnen, et kui see klient oleks valmis ja ta käiks ära sellise teekonna, siis kannatused kaoks ära. Siis tegelikult need kannatused, millega me siin maailmas siplema, nad häviksid. Et selline dilemma tekkis. Ma ei tea, kuidas seda rakendada oma igapäevaelus ja kuidas seda inimesteni veel viia. Ja kindlasti kõik ei olegi võib-olla seda valmis veel kogema. Et võib-olla selles etapis olla neile toeks, aga ma usun, et terapeudina see andis mulle väga palju juurde ja väga palju sügavust, et seda teisel viisil võib-olla oma klientideni viia. No minu jaoks üks suuremaid taipamisi oli, kuna see Vipassana õpetus tuleb Gautam Buddhalt, siis on see tegelikult nagu budismi alustala ja võib-olla selline kõige paradoksaalsem taipamine oli selles, et meie kannatused ei saa alguse mitte ainult valust või ebameeldivatest kogemustest. Märksa suuremad kannatused tulevad meeldivatest aistingutest ja naudingutest, millest sa varem või hiljem ilma jääd. Ja siis sa jääd neid taga igatsema ja see põhjustab rohkem kannatusi kui see, kui keegi sulle kunagi halvasti ütles või vastu kukalt pani, sa annad talle andeks või korra vihastad ta peale ja lähed eluga edasi. Aga see, kui sa said näiteks maailma kõige kaunimalt naiselt põse peale musi, sa jääd elu lõpuni seda igatsema, seda naist, et kus ta nüüd on ja miks ma temaga rohkem koos olla ei saa. Et see on palju suurem kannatus kokkuvõttes. Ja kuidas selles kannatuses siis loobuda ongi see, et sa mõistad, et kõik on muutuv, et kõik see, mida sa koged, see muutub ja läbi selle teadmise sa ei reageeri nendele, et sa saad mingi kogemuse ja sa ei reageeri, sa ei hakka seda igatsema või seda ära lükkama, vaid sa lased sellest lahti. Ja kui sa suudad seda teha, mitte reageerida, siis tegelikult see kannatus hävineb. Et see oli huvitav, see mitte reageerimine. Selle retriidi käigus me programmeerisime seda enda kehas alateadvuse tasandil nagu mikrotunnetuse tasandil, kus sul kuskilt nagu oli pistis mingisugune valu või sügeles kuskilt või tekkis mingi aisting, siis sa pidid seda lihtsalt vaatlema ja sa ei tohtinud isegi nina sügada sel hetkel, kui sul nagu tohutult nina sügeleb ja sa mediteerid ja sa lihtsalt vaatled seda tunnet ja tuletad endale meelde, et ka see ükskord saab läbi. Ja kuidas sul õnnestus, kas sul muutus see tunne, see näiteks see sügeluse tunne või see valu tunne jalgades, kui sa ei reageerinud selle? Kui ma viisin oma tähelepanu sellele ja vaatlesin seda, siis see valu kadus või see sügelus nagu selleks hetkeks kadus täielikult ära. Võib-olla ta tuli tagasi, aga see tähelepanu nagu transformeeris seda tunnet. Minul konkreetselt see tunne transformeerus,
selles mõttes, et kui mul näiteks oli valu jalgades, ma vaatlesin seda valu ja ühel hetkel see valu muutus külmuseks. Et ta oli selline päris huvitav tunne, et minul need tunded transformeerusid teisteks tunneteks mingil hetkel. Et see õpetus ei ole kuidagi seotud ühegi religiooniga, see ei ole mingisuguste jumaluste kummardamine või mingi muu palverännak. Tegemist on väga tehnilise, väga sellise metoodikaga, väga teadusliku metoodikaga, mida igaüks saab rakendada, ükskõik mis uskuda on või millist jumalat kummardab. See on universaalne õpetus, mida saab igaüks järele proovides. See inimene, kellel on olemas keha ja meel, saab seda harjutada. Ja see põhineb siis 3 printsiibil, mis on siis Shila, Samadhi ja Panya. Et kui sa järgid neid 3 printsiipi, siis sa saad vabaneda kannatusest. Ja lõppeesmärk sellisel õpetusel on loomulikult valgustumine, aga selle teekonna käigus inimene muutub rahulikumaks, ta ei satu nii lihtsalt enam võib-olla tülidesse, ta ei otsi vigu enam väljastpoolt ja ei otsi ka nii palju nagu neid nagu mõnuaistinguid väljastpoolt, vaid ta võtab seda nagu rohkem neutraalsemalt kogu seda elu vastu ja on ka palju suurem kohalolu. Ja see väga palju toetas ka meie õpetust, kui meie räägime oma loengutes ja töötubades kehalolust, siis seesama kohalolu läbi keha oli ka Buda enda õpetus, mis veelgi kinnitas seda, et need asjad toimivad. Ja igapäevaselt ta siis tõesti, sul on olemas tööriistad, et kuidas ennast jälle sinna tasakaalu tagasi viia. Et ta siis kirjeldas niimoodi, et nii kui sa hakkad siis kas meeldivale või ebameeldivale reageerima, siis su hingamine muutub kiiremaks. Et üks asi on see, et sa hakkad oma hingamist jälgima, seal on teatud piirkond, väga väike piirkond, nina all, kus sa seda jälgid. Ja teine punkt, mida sa jälgid, on keha peal siis mingi selline koht, kus tekib haisting, kas mingi tunne või sügelus või valu või tihedus. Ja siis sa läbi selle hakkadki vaatama, et järelikult ma olen reageerinud. Ja läbi nende sümptomite nii-öelda siis jälle mitte reageerides sa tuled tasakaalu tagasi ja rahusse tuled tagasi. Et need on selline tööriist, mida sa saadki igapäevaselt kasutada oma elus. Ja enda kiituseks pean ütlema, et kui ma kuulasin viimasel päeval, siis anti võimalus inimestel rääkida ja kuigi meie oleks tahtnud seda vaikust jätkata Bellaga. Aga need inimesed, kes seal kukkusid laterdama, need jagasid mingeid õudseid kogemusi, kuidas nad, kes tahtis ära joosta ja kes ta ei lubas, et ta elu sees enam kunagi ei mediteeri ja hästi palju kannatusi ja valu oli inimestel, siis ma ütlen, et me küll nautisime seda väga palju ja võtsime seda kui sellist puhkusereisi üsna enamuse ajast. Et seal oli 7 katkestajat kogu grupist, kes lihtsalt läksid poole retriidi pealt minema, et nad ei suutnud seda vaikust või seda mediteerimist välja kannatada. Ja eks ta vajab ka ettevalmistust. Päris tänavalt sinna minnes see võib olla ikka üsna tugev šokk. Mina soovitan teha endaga eelnevalt tööd ja kui sa oled juba teatud tasemele jõudnud, siis see võib olla väga hea hüppe oma arenguredelil edasi. Ja mina ka väga soovitan seda kogeda. Ja tõesti see Vipassana koolid on siis üle maailma kõigil mandritel, et kui sa lähed Vipassana, paned Google'isse, siis sa leiad, sa võid minna Vietnamisse, Austraaliasse, UK-sse, name it, igale poole ja saada sellest kogemusest osa, nii et uuri ja küsi meie käest, kui sa soovid teada natuke rohkem.